kuulama muusikanõunike podcasti siin päikselises Delfi meediamaja stuudios on muusikakriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Meil on otse loomulikult ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets, me pole siin päris pikalt olnud ja sellega seoses võib öelda, et meil on ka üks toetaja juures. Lisaks siis muusikalinn Tallinnale ja Konvers Eestile. Ka Tepsli, aitäh! Ja endiselt meil on uks lahti. Kui keegi tunneb, et ja tahab, et see saade edasi kestaks. Et see saade kestaks ja võimalusi on, siis tulge appi. Kuigi maja peremees täna ma nägin, kui me siin lifti ees ootasime, astus ka majja. Äkki oleks pidanud õlale patsutama. Et toredat asja teed või? Jah. Ei, no selles mõttes, et me siin nii ja nad. Okei. Igal juhul päris pikalt pole meil siin olnud, eks ole. Sikke talve uinak. Ja ausalt öeldes ja Raul. Mul on isegi natuke juba kõrini nendest üllatustest, mis on seoses meie saate mitte siis toimumisega tulnud mulle, et ma ei oleks oodanud nagu nii mõned inimeste poolt siis, et kuulge, kust te saade nüüd on? Jaa, päris palju. Et sellised inimesed isegi, kellelt ma seda ei ootaks, et ühesõnaga nüüd on see üllatuste aeg õnneks möödas ja me oleme jälle eetris iganädalaselt, reedeti läheb podcast üles, eks ole, midagi muutunud ei ole. Siis üks selline enam-vähem muusikanõunikud pluss asi oli meil fotograafiski, see tuleb ka kuuldavale. Millal see tuleb? ASAP, ühesõnaga tuleb üks ingliskeelne ka, kus me siis selle kuulsa Hollandi fotograafiga ühe lava peal istume ja mingisugust juttu räägime. Üks inimene ähvardas isegi vanu saateid üle kuulama hakata, kui me kohe eetris ei ole. Jah, see on küll jube lugu. Aga Siim, kindlasti on popmuusika maailmas meeletult uudiseid. On küll, jah. Suudad sealt nagu välja noppida need olulisemad ka. Ma saan aru, et mingid Eesti artistid on jälle kuskil kirjutanud lugusid, mis on lendavad kõrgel. Ma arvan, et see ongi siin praegu jaanuarikuu põhiteema olnud küll, kuidas noortel tuntutel ja vähem tuntutel produtsentidel, laulukirjutajatel on rahvusvaheliselt nagu esimesed korralikud sammud olnud. See täitsa nagu kirjeldab seda jaanuarikuu Eesti popi menu. Ühesõnaga Emily Jürgens, kes käis meil eelmine aastaga siin kevadel saates, tal täitus see unistus, et ta sai K-popi plaadi peale, ühe loo, artisti Chu plaadi peale. Seda kõhjid nagu kõvemini. K, mitte gay. Okei. Ja siis nagu okay, K. Ja K-pop. Võiks eesti keeles äkki öelda üldse. K-pop. See on ka popmuusika. Ja teine samast kirjastusest, kus Emily on Far Musicu kirjastus on siis Merili Käsperi artisti nimega M.L.s. Tema kirjutatud lugu koos ühe leedulase ja norrakaga kirjutatud lugu ilmus K-popi ühe väga suure bändi plaadi peal, EXO, mis on pikalt tegutsenud ja nende eelmine plaat aastal 2023 ilmunud oli tollel aastal aasta 8. müüdum plaat, aga suur turg on sellel bändil muidugi ka Hiinas, siis seal bändis oli alguses 3 tüüpi olid Hiinas, seda turundatagi kohe Hiina turule ka. Ja siis üks Eesti kutt on ka hetkel Ameerika top 10. Prod Bill. Tema produtseeritud lugu on räppar Young Boy Never Broke Again plaadi peal ja see on teist nädalalt USA's top 10. Ning
siis ma ei tea nüüd, kas järgmise nädala tabelisse jõuab Inglismaal Fake Minki uus EP, sa tead Fake Minki? Fake Minki. Fake Mink. Fake Pringle. Ei, Fake Shui. Fake Mink. Fake Shui. See on selle uue laine räppi sees oleva uue laine Jerk. New Jerk, selle esindaja Briti kutt, tema sellel EP-l muide samplitakse Burialit, Londoni tüüp, väga Londoni musa ja see Fake Mink ise nimetab kõigi aegade paremaks muusikuks Dean Blunt'i. Aga sellegi poolest ma arvan, et sulle see ei meeldi, haritud inimene. Sest see on selline muusika nagu mingi see chipmunk oleks puuri kinni pandud ja kargab seal ringi ja seal on, tema plaadi peal on 3 Eesti noore tüübi produtseeritud pala, varsti tuleb album ka, ma loodan, et seal on need ka. Nii et väga äge. No ja see on ka, ma arvan, lahe, et see Aafrika parimaks metalplaadiks valiti Keenia bändi Jovu plaat, mille miksija on Taavi Aavik. See on nüüd uues lehes see artikkel, eks? Nii ma saan siit välja minnes selle lehe kaasa võtta, eks? No väga hea, sest seda artiklit ma tahtsin lugeda. Tundub põnev ja soovitame kuulajatel ka. Et see on, enam ei ole Areen või? On Areen. Okei, Areeni kaane lugu on siis Aafrika black metal, on päris naljakas öelda selle kohta, see on nagu topelt tähendusega see black metal, et no võib-olla mõeldaks lihtsalt see, et nad mustad mehed teevad metalit, et mitte, et see on black metal või siis see on black metal, okei. Valner, kuidas sul läinud on? New black metal, mul on väga hästi läinud. New metal, jah. Aga üks asi ei olnud hästi, ma ootasin kuude kaupa Exploitedi kontserdid ja üks inimene veel vist siin stuudios, kellega varsti juttu teeme, aga ja siis Vätil õnnestus ära pudeneda just enne Tallinna kontserti Wiesbadenis või kuskil. Tal oli mingi dehydratsiooni teema vist. No tegelikult ta saab neid atakke seal, see oli umbes 5 kord, kui ta saab lava. Kas see on kindel, et see oli atakk? Ei, ega seda täpselt välja ei... Siis on dehydratsioon. No dehydratsioon... välja, sul kaob jõud ära ja siis kukudki plõksti kokku. Dehydratsioon öeldakse veel ühel puhul, kui ei ta öelda seda B-sõna. Aga ei, ma ei tea ta elukombe. Pohmakas, dehydratsioon, veetustamine, kuradi. Aga ma ütlen, ma ei tea ta. Hirmus sõna, mida peab niimoodi nurga tagant ütlema. Ei, osad ei taha seda öelda ikkagi enam. Ei taha seda välja öelda. Ei, mul on kergelt dehydratsioon. Niimoodi, saad aru. Ja ega mina ei tea Väti elukombeid, aga ma tean, et ta esineb agaralt kogu aeg ja ikkagi, kuna ta teeb seda nii ekstaatiliselt siiamaani ja ta on 68, ma vaatasin järgi, et siis ikkagi ta vahepeal väsib ära ja siis jätab vahele kontserte. Mina ei usu, et 68-aastaselt endiselt tinti korralikult. Ma ei usu ka, see ei oleks võimalik. Ma räägin, see ei ole lihtsalt võimalik. See ei ole, jaa. Ma arvan, et elab täiesti tervislik elu. Tõhsõna. Tint. No tint on ju täitsa okei öelda ole. Aga jah, et ootame järgmisi kuupäevi ja vist märtsis pidi isegi jõudma, kui ta nüüd võtab jalad alla. Aga teisipäeval oli ka üks huvitav kultuurisündmus, Taavi Aruse film Puuluup kaablid autos veel. Kas käisid vaatamas? Käisin seal Esikal. Kuidas on? Pärast Esika peol ja... Eile dehydreerisid? Ei, ma võtsin viisakalt mõne õlle ja südaööks kodus. Kuna neid siin on kultuuriüritus siin hästi tihedalt praegu täna on Graali Esikas ja siis ma igal pool üritan niimoodi ilma liigse dehydreerumiseta läbi libiseda. Aga film on, no ütleme, meil on muusikasaade, et justkui peaks olema muusikafilm. Ja ega ta ei ole muusikafilm. Ta on ikkagi film, mis on muusika vahel, mis on tuuride vahel, siuke in between vahealade film. Mul on selle filmiga seoses üks küsimus, millele kindlasti sina oskad vastata. Sellel filmil oli treiler.
ja selle treileri lõpus oli üks loll lause, mis puudutas Bob Dylanit. Et see on üks naljakamaid kohti filmis, kuidas Ramo kirub Bob Dylanit. Päriselt. Jaa, mulle aga Dylan üldse ei meeldi, vingub ja innistab. Ma ei kannata Dylanit, tõesti. See on üks tõug, lolli tõug. Sa oled loll, kui sa kuulad teda. Ja siis Ramo... Asi on sellest, te lihtsalt ei tea, millest te räägite. Ei, ma olen üritanud. Ma isegi vahepeal ostsin Bob... Kuule, mul oli isegi enamus Bob Dylani plaate mingil hetkel. Siis mul hakkas nii närvidele. Jaa, mul oli mitukümmend albumid. Mul hakkas ta nii enne ei meeldinud. Siis kuulasin neid, üritasin aru saada. Ma ei ole nii sama nurka visanud teda. Ta hakkas mulle nii närvidele käima, et ma müüsin need plaadid maha. Ma ei kuula kunagi Bob Dylanit, aga mulle väga meeldib Bob Dylan. See on see, millest ma räägin. Ja mul on ükskõik tõesti. Ja Bob Dylan, mulle ei meeldi Elvis Presley ka. Elvis Presley on ka väga oluline mees, oli kuni sõjaväeni. Et see on, need on nagu sellised, ütleme, nagu öelda, et mulle ei meeldi apnik. Kuule... Need on nii olulised inimesed, et see... Mind ei huvita. Ma räägin, see on sama loll, kui öelda, et mulle ei meeldi hapnik. Mul tuleb see võrdlus täitsa meeldib. Mul on teine hapnik võib-olla. Inimene kuulab elektroonikat. Ma hingan süaniidi. See oli tema oli see mees, kes võttis elektroonika kasutusele. Mäletad, kuidas seda vihati tänu sellele? See oli elekter, mitte. See ei olnud elektroonika. Ta hakkas elektrikitarrit tinistama. Mis on elektrooniline kitarr, seal on igast elektroonilised asjad maas, kus ta kitarri läbi mängis. Lasta olla. Kuule, me pidime rääkima Puuluubi filmist, mitte Bob Dylanist. Ja see oli tõesti üks naljakamaid kohti filmis, kuidas Ramo rääkis Bob Dylanist. Ja filmis üldse saab palju nalja ja seal on ka... Aga ongi lõbusad mehed. Seal on ka dramaatikat ja traagikat ja siuksed kohmetuid, ebamugavaid olukordi, kõik, mis juhtub ühesõnaga lava taga ühest kontserdipaigast teise sõites autos, kus üks üritab vestlust ülal hoida, teine haigutab selle peale. No ühesõnaga, seal on sellised inimlikke momente on hästi palju. Kas nad tülitsevad ka? Ei tülitse. Nad peavad rohkem Bob Dylanit kuulama. Nagu meie Dylani kallal võiks iga hetk vist tülitseda, mulle tundub. Kas see on pikk? See on üle 1,5 tunni. Aga mis on nagu minu jaoks jäi ikkagi puudu seesama muusika osa, mida ma ka autorile Taavile ütlesin pärast, et jube kahju oli, et kohe kui hakkab mingi lugu lendama, siis on cut ja tal on hästi vilgas ja osav montaaž, et see lugu jookseb üli hästi jookseb. Oma ala tipp. Ja seda ka, tal olid seal abimehi ka ja see narratiiv jookseb kogu selle katkendlikkuse juures aga jah, et kui sa tahad kuulda, mis musa nad teevad, siis pigem on vaja otsida üles nende kontserdid ja albumid. See on see nähtus, et kedagi ei huvita tegelikult muusika. Ka keegi just rääkis ka siin, et need dokumentaalfilmid ka suurtest artistist, need ei puuduta muusikat. Peaaegu üldse ja seal on kõigest muust juttu. Mul on eriti hea meel tervitada meie saatekülalist Aleksander Leetmaa ehk Sass. Me võime ka sõbrad ütlevad see Sass, ma usun, et sa ei pahanda, kui me ka Sass ütleme. Muidugi, kõik ütlevad Sass. Teil ma peaks esimesena küsima, mitmes bändis sa üldse oled? Mitmes bändis? Need on üks põhilisemaid ja siis on sellised projekte nagu rohkem, mis on nagu nii-öelda poolikult, midagi nii palju live ei tee. Aga ütleme, 2 bändi on põhibändi. 2 bändi näiteks võiksid olla põhibändid praegu küll, jah. Ja, okei, üks nendest on siis Koone. Ja teine on Düsentroop. Aha. See on ka selline, seal ma mängin gitarri. Okei, aga CC on mingi suvabänd? CC on suvabänd, seal ma ei mängi, seal on ikkagi Richard ja Kalli, kes ka mängivad küll Skoones. Okay. Aga ma küll salvestasin, tegin mingi 1-2 lugu esimese selle Alpsi pealt, nagu laulsin neile midagi. Kuulge, aga see, et Skoone nüüd oli see Areeni aasta album, ma kujutan ette, et kui albumid salvestasite, kindlasti olid tulemusega rahul, aga midagi sellist ka ette kujutsid, et ta niimoodi lendama hakkab või? Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes, et see oli nagu meil ei olnud mingit nagu mõtteid, et teeme siukse albumi, nüüd hakkame mingi hullult auhindu või asju võtma. See oli rohkem nagu meilt, nagu meie inimestele või mitte öelda, et iseendale. Aga põhimõtteliselt see teile vastukarva ei olnud, et te nüüd meeldite nagu ka inimestele,
kellele te varem ei meeldinud. See on kindlasti tore ja mina näiteks nägin üks õhtud ühte teie fänni, kes oli väga vihane ühe uue fänni peale. Oli. Ja, et mis õigusega sina kurat kuulad siin minu lemmikbändi. Sulle ei meeldi siuke muusika, sul on üldse väga halb muusika maitse. Nii võib juhtuda olema küll. Areeni vastu ei olnud midagi, ma mäletan lihtsalt, kui see ema jutud olid korraks, jumal tänatud, et me sinna ei saanud, aga meil olid ikka pikad vestlused üldse selle koha pealt. Et kas te üldse lähete sinna? Jah. Te olete nii... Sinna emale või? Ja mulle nii meeldib, teie see põlvkond punkarid kõik on nii mõistlikud, et näiteks mina loll, eks ju, samamoodi oleks pidanud sinna kohale minema vähemalt varasemalt, ikka läksin ja pärast tulemus oli selline, et kõik kahetsesid. No. Et oleks olnud mõistlik nagu teie noored, ma ei saagi aru, mida te sööte, et teil kõigil see maailmapilt nii selge on ja hästi asjadest aru saate, et te vist ei joo väga ka aega. See oleneb kindlasti satsist ka, aga enamus ikkagi pigem, nagu võrreldes võib-olla varasemalt kindlasti juuakse vähem ja pannakse pidu vähem. Aga te Skoonega esinete hästi palju, eks ole, ma näen pidevalt, nüüd pidite ka vist Exploitedit soojendama. Ja. Et kuidas nende kontserditega on selles mõttes, et varasemalt, eks ju, alati oli siis teie ülase punt oli seal publikus koos, eks ju, et nüüd tõenäoliselt vist on ikkagi tekkinud nagu muud rahvast ka sinna juurde, et... No raske on niimoodi öelda võib-olla, et sa ikkagi tunned ära mingid, kes võib-olla käivad nagu tihedamini, aga see kindlasti oleneb ka üritusest ja piletist ja ma ei tahaks öelda, et me mingi hullult palju laive teeme nüüd. Mul kogu aeg selline tunne, et te muud ei tee, kui esinete ja aga see on ka sellega seotud, et te olete ju kõik mitmetes bändides, Kallil on iga nädal mingisugune kontsert või kaks. Jah. Mängisime, ma mäletan eelmine aasta Blow Up'il, siis Kalli vist mängis 4 või 5 bändiga, et mingisugune rekord pidi olema. Aga te olete kontserdil nagu kalad vees, eks ole, aga kumma nad ennast nagu rohkem tunnete, kas selle stuudiobändina, et saaks ikka sellise nii-öelda valmis asja või ärkate ellu ikkagi alles lava peal? Kumb see tähtsam teil on? No minu jaoks lauljana, kuna ma ise pilli ei mängi, on nagu lava ikka kõige nagu lahedam ja olulisem koht, kus saab nagu seda energiat päriselt edasi anda. Üks asi on see, mis sa nagu salvestad purki kuskil. Aga teiste jaoks ikkagi, või kõigi jaoks on ikkagi oluline see ka, et oleks nagu asi ikka väga küps, enne kui me kuskil hakkame mängima mingit uut lugu või midagi sellist. Aga kas see ülase mõju on nüüd vaikselt hakanud imbuma mujale ka, et on nagu tunded, näiteks Tartus on bände juurde tuld või ma ei tea, Paides on mõni... See nii-öelda renessants või kuidas nad seda kutsuda. See on tegelikult... Jah, see on ikka tegelikult pikalt kestnud. Tõid nagu Tartu näiteks. Tartus on lihtsalt see kurb, et neil on paljud head kohad on nagu kinni läinud. Et neil üks selline nagu korralikum koht on veel see Hell, kus tehakse nagu hoitakse elus seda värki. Ja bände on seal täiega. Ja minu jaoks võib-olla kõige parem näita on see, et üks asi, mis toimub Tallinnas, üks asi, mis toimub Tartus, aga see, et mingi väikestes, pisikestes kohtades ka on nagu mingid rockerid, kes tahavad asju teha ja teevad ka, see on nagu kõige lahedam. See näitab just, et asi toimib, kui just kuskil nagu isegi mingi pisikestes külakolgastes juba inimesed teevad oma asju. Nagu. Jaa. Seal Tartus oli mingi lõbus lugu, ma vaatan, millest kirjutasid ka lehed igal pool, kus siis vanem põlvkond ja noorem põlvkond seal üksteisest enam või vähemalt ei tahtnud aru saada. See sama asi juhtus Viljandis ka. Ja hiljem siis Viljandis kulmineerus. Ma olin kohal seal Viljandis, jah. Mul oli poeg seal kohal ja ta rääkis väga värvikalt sellest, aga tähendab... Ma saan aru, et see kõik oli veel värvikam. Aga see oli kindlasti oli, nii palju kui mina ei olnud kohal, eks, aga ma eeldan, et see oli pigem selline lihtsalt fun või? See oli väga lõbus oli küll. Minu arust see oli väga naljakas, et see oleks võinud nii palju kuidagi teistmoodi halvemini lõppeda, kui see kokkuvõtteks lõppes minu arust. Et ma pole näinud sellist asja varem, et nagu rahvas ajab nagu bändi plaksutades ja aplausiga nagu minema. Eestis seda tõesti on harva ja sõimatakse ka harva tegelikult. Sa võib-olla kõik kuulajad ei tea, millest sa räägid niimoodi. No sina ajakirjanikuna võtad siis kokku selle. Sina saatejuhina äkki. Annangi nüüd siis ajakirjanikule võimaluse see kiiresti kokku võtta. Ühesõnaga punkentsefaliit läks laiali vist selle pärast lõpuks. See laul ja... Nad olid vist oma uut albumit promomas siis erinevate kontserditega ja siis publikus oli
ka soojendusansambli fänne, kes on nagu uuema põlvkonna pungi esindajad. Kui ma nüüd midagi valesti on, siis sa võite parandada, eks. Ja siis oli, ikka tehakse ju ise särke erinevaid ja kirjutatakse sinna erinevaid tekste ka peale. Noh, vanasti oli Exploited igal nahtagi seljal, tänapäeval vist seda ma arvan, et on vähem. Ja siis üks noor oli kirjutanud, noorem punkar siis võrreldes nende vanemate punkaritega oli kirjutanud, et gay seks on mõnus naljaks asi, hea asi, mida kirjutada minu arust. Ja siis punkentsefaliidi laulja vist kommenteeris seda ja vist lausa kuidagi niimoodi ta Viljandis oli ikkagi tõuganud ka ja siis, kui bänd hakkas pihta, siis kõik need noored, eks ole, üürgasid lava ees. Gay seks, väga lahe. Iga laulu peale ja vahele. Ta Tartus hakkas mölisema lavalt. Ta jättis seti pooleli täitsa ja siis järgmine päev nagu põhimõtteliselt Viljandis. Ja siis kuuldus sellest jõudis Viljandisse ja siis Viljandis noored mitte enam ei kandnud särgi peal seda hüüatust, et kõik skandeerisid seda tema kontserti. See oli naljakas, kui nad mängisid mingit lugu nagu siuke, vaata, kuidas nagu, aeglaselt niimoodi nagu vanad ikka mängivad ja siis põhimõtteliselt iga selle mingi sõnade vahele põhimõtteliselt läks see gay seks ja see läks kuidagi nii hästi kokku, nagu see sobis, nagu see lüürikasse. Ja siis laulja oli öelnud kellelegi, lepime kokku, kas ma võin see rõpendada või? Ja võid. Ja ütles kellelegi publikust, et ime munni. See on puhas gei asi. Ja siis bändimees olid tööle, et kuule, see oli küll täitsa vale asi, mida aga jah, see kulmineerus selleni, see oli natuke, pärast ma rääkisin selle konservivabriku tüübiga ka seal, et seda oli hästi näha, et see tüüp oli saarlane, et nagu, et siuksed asjad nagu, teevad nagu, et võid nagu ükskõik mida öelda, aga kui nagu läheb siukseks emotsionaalseks, siis saarlane võib nagu väga kähku nagu niimoodi endast välja minna ja sügavalt endast välja minna. Ja tal oli see noodipult, mis tal oli ja sa nägid, kuidas, või mingid sõnad olid kuskil ja kuidas need nagu hukkusid tal maha ja ta läks nagu järjest rohkemaks endast välja minema. Kui lõpuks ta siis võttis pipragaasi ja ähvardas seal ühte nooremat olijat lava ees. Imelik, et üldse pipragaasi on kaasas. Enda laivil on ju. Jah, tänapäeval. Tõesti, et minul teeks esimese asjana see, kas kellelgi meist on pipragaas taskus? Ei ole. Pole kunagi olnud. Mul ei ole ka kulma, mulle tundub nii ohtlik asi. Nagu ma ei tea, mis asi see ongi täpsemalt. Õudne, seda lased, siis on tükk aega ei saa. Seda kasutab ju Ice Ameerikas. Ja kuidas punkbändi laulja võtab selle kaasa? Ma ei saa aru. See on tõesti huvitav. Aga võib-olla ta laseb seda kilekotti ja siis hingab. Enne laivi. Aga enne, kui me hakkame... See oleks lahe muidugi. Kuna täna on veel nii pikad lood, meeletult pikad lood on täitsa hullumeelne, et siis me hakkame üsna pea neid kuulama, aga... Võiks ikka juttu ajada. Ma ei tea, kuidas kuulejad. Mul tuli Eesti muusika auhindadega meelde, et Raul, sinu ikoonilist vastuvõtu kõnet tsiteeriti seal, viidati seal ka see aasta veel. No mis teha? Kahju. Aga kuna te esinete siiski tihti, ja sellega seoses ja miks ma seda küsin on see, et tänapäeva pungibändid nagu võrreldamatult paremad muusikud, kui olid need varasemad ja see on ju selge, et see on tingitud puhtalt, eks ju, siis suhtumisest selle muusika tegemisse, et kas te teete, kuna te esinete palju, siis teil ei ole vaja proovi liiga palju teha või teete ikka prooviga korralikult? Meil ongi see jah, et see on ikka, mitte ei anna tunda, et samas võikski nagu järjest kogu aeg laivi teha, aga nagu üks hetk hakkab endale pinda see, et nagu tegelikult tahaks teha hoopis laivi asemel proovi. Ja selle Exploited järgiga oligi see, et osad ütles, et jumal tänatud, et see ära jäi, et saime proovi teha sellel päeval hoopis, mis oli nagu šef. Aga suhtumine on küll selles mõttes teine, et see oleneb ka väga bändist, aga meil vähemalt, ja ma tean, paljudel teistel on ka see, et proovikas on ikkagi see koht, kus sa nagu tuled mussi tegema, mitte nagu jooma ja laberdada, et seda sa teed nagu kuskil mujal või pärast. Aga kas mõni selline on ka ikka noortebänd, noortepunkide bänd siis, kes väga mängida ei oska, aga on ikka ägedad? Jaa, neid on kindlasti on. Vanasti olid eramus sellised. Mängida ei oska ja ei on nagu nõme öelda võib-olla, aga mis minu jaoks bändina kõige rohkem, eriti võib-olla nagu rohkem alguslaagedel, nüüd ka ikkagi praegu, annab kõige rohkem seda nagu väga vana kooli agropungi värki minu jaoks, mida ka kunagi me omavahel naljatasime, et ainuke Eesti päris punkbänd on OVM, mis on väga lahe. Seda soovitan kuulata, nad mängisid nüüd Koeraga vist sügisel, ka seal T3-s. No Koer ei ole ju punkansambel. Jaa, aga selles mõttes, et OVM ikka, nemad on. Okay. Kuulake, väga lahe teema. Kuulame, aga hakkame muusikat kuulama ja nagu ikka
Eesti ja mitte Eesti lood on vaheldumisi ja hinded anname 1-10. Esimene pala tuleb siit. Kinni nagu loomad, noel ajab hoorad inglid sega mini taevas. Lõuad käivad nagu ketas sae peal. Kassimiseks pole üldse aega, see pask saiu lihtsalt tauk kaevab. Ja see lihtsalt halvemal juhul, kui kassib, siis topi see palderjan suhu. Pisteli kanderam kuhu, no mitte korteri, sest mendid tulevad ju ka muidu. Kraam on selge nagu klaaskuju. Kui sa ei oska lõpetada õigel ajal, siis su aju ka ei taastu ju. Mina samal ajal stuudios, peaasi, et beat mängib. Triip mämmi kerges beat järgi. Ma olen nii kännis, et mul 5 tärni ja keegi ei saa tulla mulle siia järgi. Ma tripin ringi mööda takte. Flow on alati terav, nagu kahvel. Ma olen, mis ma olen, sest ma niisama ei kahtle. Järjest läbi neid etappe, elustiil on tappev. Mul on 99 probleemi ja kõik on seotud sellega, et ma ei usalda süsteemi. Ma olin pena, et ta putsi saadaks reeglid ja kriitika võid nõela pidi lasta endal veeni. Kriitika võid nõela pidi lasta endal veeni. Kriitika võid nõela pidi lasta endal veeni. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata. Narkopoliitika Luts lindistab, viskaks lutsu sellega, et hingata saaks kergemalt. Ei piisa sellest ka, vennad ikka nuhivad. Neid ju mu ei huvita, töökohustus on huijata. Ringid tuijata ja naarikutelt nuijata. Mafia siis kallata, taskut tühjaks kaabakal. Ning pärast valvata, et kraam ei läheks kaduma, et teine ment odavalt ära seda ei paugutaks. Et pärast vaigutada klubis lõualihaseid, kangutada lidrastel, korke maha mida veel. Igat teeb pidi putsis lood igal pool. Iga päev mingi tont kuskil ennast üles poob. Kuskil surnuks joob kooli noor nihu jooba. See on too vana hea solk alkohol, jep. Viina kuradi, firma rookse. Lisaks nokad koos, kes arendavad uusi drooge. Et tekiks ülekandeid, ühtlasi ka ületoose. Laborites siuksed nirgid ei saa protokolle. A kui lükkad poille, eluk ongi soovis sulle. A kui lükkad poille, eluk ongi soovis sulle. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata kriitikat. Narkopoliitika ei kannata. Kui sa tõmbad koti, siis sul geinsid nagu kivika. Kui sa haised rammis, siis sa klepud nagu liimikas. Vennad ootasid mind üle aasta aja fitima. Träna päeva räparite flow on nagu miimika. Kaine peaga 2 segiga tatistad tutti. Kui tahad olla kepivend, lükkab
peale voolama. Me teame, mida vittu nad loodavad, aeg minna, aega ootama. Narkopoliitika ei kannata kriitikat, narkopoliitika ei kannata kriitikat, narkopoliitika ei kannata kriitikat, narkopoliitika ei kannata. Vaku pakittu kama, milles pakin ma kaha, mente takin nagu kaikki sippu pakikat maha. Kersitu kui Donald Duck, aga fuck it ma raban iga päev täpselt seni kaua kuniks kasti see laman. Värsket Eesti räppi, see on Skizo, Penakanister, Väike-Pede ning Hanf Kung, Siim, kõik tartlased? Jah. Ei, Skizo on Pärnust. Skiz. Ta kirjutab oma ood Skizo. Skizo. Saaremaalt. Jah. Pärnust. Õige, jah, tõsi. Ta siis Skizol ja Penakanistril tuli eelmine aasta väga hea ühine plaat välja koos produtsent Mehkeliga, ma ei mäleta, kes see lugu oli ka Mehkeli beatidel, aga see beat mulle meeldis, kuigi too see põhisound seal, mis instrument, siuke vana antiikne hääl, mis seal kulises, pole nende minu lemmikhelide sahtlist, aga siin ta mulle täitsa meeldis koos selle väga tutske rütmimasina soundiga. Lugu ise on minusuguse kerglase inimese jaoks liiga tõsine kindlasti. Aga kogu see oli ju väga konkreetselt stiilis lugu. Jaa. Memphis. Jaa, aga ma räägin praegu loo sisust. Jah, aga see ongi niisugune tõsine musa, et seal ei saagi nalja teha. Ju. Aga minu arust seal on alati väga tõsised asjad, aga selles Memphis ja kui sa Väike-Pede intekaid vaatad viimasel ajal, siis räägib mees ka ikkagi ainult niisugused maailmaparandajate teemadel, et ta on ikkagi väga tõsine inimene, et need siin nalja ei tee enam. Jah, vaata, et nagu kui need või sa ootaks, et nad teeks nalja või? Ma ei oota, et nalja nüüd tingimata. Minu arust oli naljakas tekst kohati küll, oli väga naljakas. Lööge mind veel paar korda siit toolilt maa, kuhu ma proovin ronida, et oma juttu kokku võtta. See, et kui on tõsine, see ei tähenda tingimata, et ma tahan kohe vastassuuna, et saaks hästi palju nalja, ma tahaks seda öelda. Teine asi on see, et see tõsiduus, jah, mõjus ka natukene naljakalt just nimelt. Ja kolmandaks ma ütlen, et see on selline alati selline kuidagi lihtne teema tegelikult rääkida õudustest, mida toodavad nii narkootikumide tarvitamine, nii narkootikumide vastu võitlemine, kui ka alkohol ja selle ülepruukamine ja nedagi. See on selline, ei ole väga avastuslik teema, aga muidugi tõsine, oluline, sellest peab rääkima. Aga ma ei kujuta ette, et ma seda väga palju viitsiks veel seda lugu kuulata. Ma nagu respekteerin teda, aga selliselt õhku hüppama ei hakka. Üks põhiasi mul läkski nüüd teie pärast meelest ära. Ikka meie. Kelle siis rääkida ei saa, lükatakse kogu aeg augud aiu. Ma panen 7. Mis tahtsin öelda, et kas tuleb 7? Sass? Jaa. Mina isiklikult Eesti räppi ei kuula väga palju, aga Penakanistri üks lugu kunagi, mis ta tegi, on meie sõprusseltskonnast tuntud nagu naljaloona natuke, aga see on nagu päris lahe lugu. Ja see andis nagu tunda võid selles loos ka. Minu arust pole üldse nagu paha, et see oli nagu tõsisem. Minu arust see andis just juurde, see on nagu asi, mida saaks autos kuulata, pumbata võits.
aga teiselt poolt, et mulle meeldis, et sa ei olnud ühtegi sellist nagu väga mingit ilast, mingit väga autotuunitud refrääni, vaid ta oligi siuke straight forward nagu korralik siuke old school räpilaks. Memphis oli hea näide, mulle väga meeldib Memphise teema, mingi varajane 3-6 Mafia siuke värk, aga selle, et ta oleks võinud olla isegi veel rohkem Memphisena mingi siukse mitte breakbeatisem, aga nagu kuidagi natuke rohkem seda ühtsat struktuuri nagu lahti lüüa. Ta oli väga siuke üksluine kohati ja seda andiski juurde see, et oli mingi täiega palju erinevaid artiste sinna presitud, et see lõpuks jäi nagu natuke liiga pikaks mu jaoks. Et ei olnud nagu piisavalt muutust, et oleks nagu hullult huvitav. Ja sõnade koha pealt, mis mulle meeldis, ongi see, et sa ütlesid, et on lihtne rääkida sellest teemast, aga minu arust on palju eriti sellises räppi maastikus, kus on väga palju kuulajaid, eriti noori kuulajaid, kes just tegelevadki selliste asjadega tihti nagu narkootikumid, alkohol, on mega oluline, et olekski selliseid laule, mis räägib nagu, et tegelikult paljud ongi vaata just vastupidi, et nii lahe, et lükkame punni ja paneme viina ja värki ja aga et on hea, et kui on ka selline nagu vastukaal sellele, et nagu ärge olge idioodid ala. Ja see väikse pede tõsidus, see üllatus mind ka, ma ei ole tema loominguga nii palju tutvunud, võib-olla nüüd just varasemaid lugusid, kus ta ongi nagu väga siuksed absurdsed lüürikad. Aga see oligi, see oli natuke minu jaoks naljakas just vastupidi, et see just oli ka nii tõsine, see just tema nagu salm. Paned ka 7 või? 6,5 äkki või? Ei, me ei poolita. Ei poolita, paneme 7 siis, ümardame. No ma panin 6 kirja, aga need on 7. No siuke normaalne, straightforward, ma kuulaks veel. See lõpp oli ka lahe, kus ta oleks aeglasemaks, see andis juurde. Valner, sina muigasid mitmel korral? No ikkagi, ma ei saanudki kohati aru, kas see on iroonia või see on narkovastane lugu või see on ikkagi, et narkootikumid on natuke lahedad ka. Seal on tõenäoliselt just äkki see mõlemad, et kes tahab, see kuuleb irooniat, ja kes ei taha, see ei kuule. Jaa, aga... poliitika ei kannata kriitikat. Jaa, aga ma ei pööranud nii palju tekstile tähelepanu, vaid mind hüpnotiseeris see taust, see oli tõesti lummav. Jah, nullindate sound ja Memphist, aga mul läks mõte kaugemale, et põhimõtteliselt ju hip-hop tuli Jamaica sound systemitest ja nendest taab-versioonidest, mis tehti siis Rocksteadi ja varase reggae lugudele ja siin oli täpselt just selline, et ühest küljest see kõik voolab ja teisest küljest see on selline hakitud muusika, kõik need rütmid ja bassikäigud ja siis need mingid meloodika või sündi meloodiad ja tumedus sobib siia just sellepärast, et taab ju põhimõtteliselt ongi teise poole muusika nii otseses kui kaudses mõttes, et neid pandi singlite B-poolteks, et siis ilma lauluta versioonid ja siis hiljem, kui ei olnud nagu lauljaid või õigemini kui tehti siis pidusid, siis hakati nendele taabidele peale räppima Jamaikas enne Ameerikat ja siin nagu minu arust see läks hästi tagasi sinna kuidagi sellesse varase sound systemi kultuuri ja Kingstonis, et see ja pluss siis taab on ka selle poolest varju pool, et ta ongi tumedam, ta on alternatiiv siis sellele nii-öelda tavalisele loole ja siin tuli kõik see taabi õhkkond tuli nii hästi esile, et ma vahepeal sõnu ei kuulanudki, vahepeal kuulsin, siis muigasin jah, aga ma panen puhtalt selle instrumentaali pärast 9. See instrumentaal ka ajab mul praegu siiamaani. See on nagu taab hip-hop või taab räpp isegi. 23 punkti Skiso, Penakanister, Väike Pede, Hanf Kung ja narkopoliitika. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early
Jackson stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and 2 dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. See on Bruce Springsteen ja tema protestilaul Streets of Minneapolis. No, Valner, selliseid protestilaule tänapäeval meistriimist tehakse vähe. Jaa, kahjuks küll, jah. Instas nägin, et Green Day'l on ka mingi, aga üldiselt, kui tehakse protestilaule, siis on pigem niimoodi hästi poeetiliselt ja üldsõnaliselt, et kuskil on kurjad jõud ja võitleme koos edasi. Ja, aga siin nimetatakse ikkagi nii ohvrite kui ka siis värdjate ja kurjategijate, kelle hulka kuulub Ameerika president Trump, nimesid ja pluss see Ice Out Now, kõik on nagu täiesti otsene. Ja minu arust protestilaul töötabki ikkagi siis, kui sa julged asju nimetada nende õigete nimedega, kus võib olla muidugi juures luulelisi laiendusi, aga Springsteen on olnud eluaeg protestilaulik ja mul on hea meel, et ta on selleks jäänud. Muusikaliselt on lugu klassikaline Springsteen, kus on muide mõjutusi Dylanilt loomulikult. Aga mulle Springsteen on olnud rohkem minu veregrupp kui Dylan ja võib-olla just selle pärast, et ta on
alati kogu selle enda populaarsuse juures, ka see lugu on ju Ameerika kuulatuim lugu praegu. Oli mingi hetk, jah. Või mingi hetk oli, ma nii täpselt ei tea tänast hetke. Aga kogu selle populaarsuse juures ta on jäänud ikkagi alati kuidagi anti-tüübiks. Anti-establishment, anti-presidendid ja ta ei ole nagu läinud kunagi kaasa mingite vooludega ja seetõttu on võib-olla ka tema muusika jäänud kuhugi oma vakku, et ta ei käi ka moevooludega kaasas, ta teeb ikka sellist Ameerika Heartland rocki oma kerge sellise kerge romantilise puute, kerge sellise vabrikute tolmu ja rääsaga ja kerge sellise mingi protestimaigulise sõnade välja hääldamisega, et ta alati nagu võitleb oma lugudes ka siis, kui need lood on võib-olla armastusest. Et seetõttu ta on mulle alati sümpaatne olnud ja sellele loole ma panen 9 ja seda lugu oli praegu Ameerikale muidugi tohutult vaja. Mitte ainult Ameerikale. Sass? Jaa, ma olen täitsa nõus. Mul arust see nagu need sõnad ja see mõte ja see protestivaim oli nagu mega ja see on, nagu sa ütlesid, ülivajalik. Ja ma arvan kindlasti, et see läheb väga paljudel ameeriklastele korda, eriti nagu praegusel ajal, just nagu see ka musikaalne pool, peale sõnumi, minu jaoks see musikaalne pool pole kõige suurem Springsteeni fänn, lõge mind risti, aga kuidagi see muusika pool oli veits nagu liiga ostukeskuse muusika mu jaoks. Ma tunnen, et kui ma kuuleks seda laulu, siis mul ei teki tunne, et ma tahan minna tänavale ja Ice'i auto aknad sisse visata. vaid süke kuidagi, no muusika poole pealt jäi nagu natuke minu jaoks lahjaks, aga sõnum ja see, et see on nagu nii populaarne artist, kes nagu julgeb öelda neid asju üldse, see on nagu väga imetlusväärne ja lahe. Ja just selle, ja võib-olla just ainult siis nende sõnade pärast paneks, ma ei tea, 7 äkki. 7. Siim, sa kindlasti nägid seda ka, kuidas siis Ameerika president, kelle nime me suhu ei võta, eks ju, kommenteeris seda Bruce Springsteeni singlit, nägid seda? Ma ei ole näinud. Oma seal True Socialist. Mis ta ütles? See on alati olnud äärmiselt talenditu ja jube tüüp. No, nii ebameeldiv, see lugu on täielik jura. No, saad aru? No, ja mida ta ka... Ta oli nagu mingi kuskil õlleklaasi taga lihtsalt sõimas. See on Ameerika president. Ja mida ta Grammide kohta ütles? See on ju veel haledam. Grammid kujunesid ju Trumpi vastaseks aktsiooniks. Iga üks, kes läks auhinda võtma pluss õhtu juht, kõik trampisid Trumpi. Kas seal see see Noah, mis ta on nüüd, oli see ürituse? Tema ta lubas kohtusse ka. Ja nüüd tuleb ju see Super Bowl, kus on Green Day ja Bad Bunny ja Trump on juba seda ka kirunud. Ühesõnaga, tal on ainult praegu kambas on tal Nicki Minaj. Chris Rock ka. Ja siis Kanye West. Kid Rock. Või Kid Rock. Kanye West kuskil palus vabandust oma antisemitismi ja muu idiotismi pärast, et tal oli olnud ajuhaige. Hiljuti nüüd, kas ta ei teinud just mingit uut laulu? Ei, see oli mingi... Ma nägin mingis Briti väljaandes oli see suur pealkiri, et ma isegi ei viitsinud see lugu nii põhjalikult lugeda. Ta palus vabandust nagu kõigilt. Ja eks ta nägi, et tal ikkagi numbrid langesid. Ja. No ma kardan, et Kenny on kahjuks ikkagi haige ka. No ilmselgelt. Ka haige, mis haige. Loll ka. Geniaalne samas. Andekas. See Ameerikas on jah, sõda, igasugune sõda seal nüüd muusikas väga tugevalt sees, seal põhimõtteliselt kordamööda tõusevad tabelis üles ja langevad alla need siis magainimeste lood ja siis magavastaste lood, põhimõtteliselt ka muusika peab oma vahel lahinguid. Ma ei ole 100% kindel selles, et kas Megadethi plaat tõusis nüüd Ameerikas sellepärast esimeseks, et selle bändi juht Dave Mustaine on väga magalike seisukohtadega. Megadeth sai
elus esimest korda Billboardi number 1 plaadid. Tüüp, kes on Magadev. Ja siis need igasugused parempopulistlikud folklaulikud, kes käivad seal top 10 ja country ja nii edasi, et seal on tore ja põnev sõna jutumärkides. Nüüd aga see Bruce Springsteeni lugu, vaatan. Tihti me arutame selle üle, et kas saab kunstniku tema eraelu, muusikut tema eraelu, milline seda inimesena on eraldada sellest tema loomingust, on ju, et ta võib olla jube inimene, aga muusika jube hea. Aga kas saab nagu lahutada oma vahel lugu ja siis põhjust? No, tähendab, kui ma praegu hakkan seda Springsteeni lugu nagu kritiseerima, siis ma nagu vaidleksin temale, et tal ei ole õigus seda nagu või rääkida või tähendab, et see on jura, mis ta räägib või ei ole vajalik, nii kõik on väga täpselt on vaja, aga mulle ei meeldi see lugu, ma ei saa öelda küll, et Ameerikal seda vaja oleks, võib-olla seda teksti küll, aga lugu ise oli ikka väga igav. Springsteen ärkab hommikul üles ja enam kui ta hambad pääseb, tuleb tal suust siuke lugu välja, isegi minul kusjuures. Kui ma ärkan üles, mõtlen esimese asjana, et võiks täna Springsteeni parodiseerida, ma võin diktofoni siukse asja laulda silmad lahti ja saadan sulle MP3 ja panen trummid taha. Palun saada, panen trummid taha. Kutsun akustilise kitarrimängija ka, aga kuule, see, ühesõnaga teest kindlasti. Aga siin on päris emotsioon ikka. See oli väga teadlikult tal, sest vaata, ta viimati tegi ju diskoplaadi üldse, Bruce Springsteen, ja ta sai kõvasti vastu päid ja jalgu selle eest, sest et oli Trumpi esimene valitsemisaeg, öeldi, et praegu, kui meil on siin kõige rohkem vaja, teed sina kurat diskot. Ta sai räigelt sõimata. Nüüd ta tegi selle Põlis-Ameerika nii-öelda vana, täpselt sellise loo. Indiaanlaste loo. No Crosby, Stills, Nash & Young, kõik see on juurte tasand. See on see lugu. See on nii Ameerika ja selle mõte oligi see, et kõik ja noortega on nii kõik hästi, eks ju, aga et kõik nagu ütleme need vanade väärtuste, selle avatud Ameerika, immigrantide Ameerika, mis iganes see, nende rahva Ameerika on selle stiilis sugu, see on väga teadlikult nii tehtud. Jaa, et need vanad nii-öelda päris ameeriklased, need farmerid, et need saaksid selle muusika kaudu aru, et päris või põlisväärtused ei ole need. Selle Born in a USA. Jaa, täpselt, et need väärtused ei ole need, kui maskidega värdjad saavad sul tänaval karistamatult tappa inimesi, eks ole. Aga see tähendab seda, et see minule meeldib. Jaa, aga see semiootiline valem on ikkagi huvitav. Sellest ma alustasingi, et kuidas kas lahutame põhjuse ja loo enda või mitte. Aga igal juhul seda lugu, mis sa nüüd järgmine kord teed, Bruce Springsteeni paroodia, please, sa ei pea isegi sõnu tegema, ainult meloodiat. No võtsid sõnadega võib natukene kaua minna, aga kui ma mingi kiirema kõnni teen, ma arvan, tulevad sõnad ka kohe. AI kirjutab sul need Bruce Springsteeni paroodia nagu ma ei kasuta sihukest asja mina küll ei tee. Olgu. Oot. See eelmine lugu oli ka eesmärgipäraselt tehtud. Kõik lood on eesmärgipäraselt tehtud. Me ei saa nüüd sellepärast, et lugu on eesmärgipäraselt tehtud, anda talle üheks. Ei, aga me võime ju mõtteid vahetada. Ja aga ma ei ole selle Springsteeni ajal oli ju pigem oligi nagu Dylan. Ma ei ole tema viimaseid albumeid kuulanud ega viimastel kontsertitel käinud, kes ta laulab sihukese häälega nüüd või? Kes? Springsteen. Eks tal oli vaja panna Dylanit ka sinna sisse natuke. Dylan on ju igavene ahv, tema ei tee sihukest laulu. No võt, see sinu Dylan on nüüd vait, see õhk. Dylani hinge õhku hingame, kus ta on ju? Dylan ei tegele sihukest sa ütlesid, et noored on okei. Miks sa ütled, et noored on okei? Suur osa Ameerika noored on geid või? Kuule, ma tahaks punkte panna. Noored on seal väga palju magasse läinud, neid on krutitud korralikult magasse, sa ei ära ole nii. Aga mis Nicki Minaji aju hälve tegi ikkagi?
panin 7. Selle kohta tublid punktid. Sellepärast, et ikkagi eesmärk on õige ja samuti 23 punkti Bruce Springsteen ning Streets of Minneapolis. värsket Eesti rockmuusikat, see on Fussolini, kellelt ilmub peagi album mitmete erinevate külalislauljatega ja siin loos Twilight Haze tegi häält Mari-Liis Rebane. Siim, kuidas tundus? Võtan eelmise laulu hindamisest juttu kaasa, et
siin lool ei olnud absoluutselt aru saada, mis selle eesmärk oli, mis selle põhjus oli ja kohe oli palju parem, mitte midagi ei saa aru, mis see eesmärk on. Mul ei ole võimalik samastuda, ma ei saa aru, mida nad mõtlevad, kuhu nad lähevad, palju parem kohe on olla. Aju puhkas, jah? Ei, mis aju puhkas, aju õitses. Närvisüsteem nautis, ma ujusin ja lendasin kaasa, mitte et mul oli selge, nii, siin on see dokument, siin on meie eesmärk. Kirjuta alla, raisk. Jah, täpselt. Ja kui ei kirjuta, siis canceldama su kohe ära. Siis pae uks väljaspoolt kinni. Jah, meeldis see lugu ja see kus siuke kummituslik oleks seal, ütleks niimoodi isegi, et hüpnagoogiline rock enne kõike just siis Mari-Liisi vokaali pärast seal. Ta rääkis, ta uilgas, ta vahepeal just ka laulis ja seda oli keeruline kinni püüda. Ta nagu vahepeal kadus ära nende kitarrisoundide taha, ta oligi justkui nagu seal padrikus kukkunud sinna ja ise ka ei teadnud täpselt, kuhu ta minema peab, aga hõljub selles rägastikus rõõmsalt, võib-olla on ka vale öelda siin, igal juhul rahulolevalt ringi, uudishimulik ja korra mingil üleminekul see muusika, tema kõla ja vorm muutus selliseks viie mehe tehtud korralikuks post-rockiks, mis on minu jaoks üks pisut tüütu asi, aga siis õnneks vajus tagasi sinna mutta ja ütleme sellisesse aeglasesse maanilisse müdinasse ja andis kindlasti oma efekti see, et see süntesaator seal oli üsna sama kõlaga, et nagu Mari-Liisi vokaal ja tekitas tunde, et see on nagu justkui nagu isegi back-vokaal, aga ja samast allikast sääl, aga vist ikkagi olid 2 erinevat asja. 8 punkti. 8. Sass? Jaa, ma kohe laulu kuulates juba tundsin ära, et võib olla tegemist Valtriga, et tema need riffid on nii ära tuntavad minu arust ja nagu väga meeldib. Ja et mängib põhimõtteliselt ühte sama asja kogu aeg. Aga nii lahe on nagu, ja nagu just kuidagi see tema, kuidas ta nagu riffe mõtleb ja teeb, see on nagu kuidagi väga omapärane, vähemalt Eesti nagu maastikus minu jaoks. Väga siuke naisrockine lahe. Ja tõesti tekitas tunde nagu just nendele vokaalidele, et ujud nagu ringi seal laulu sees. Aga minu jaoks natuke jäi nagu vokaalidest kuidagi puudu. Et oli väga hüpnotiseeriv küll, et see efekt oli nagu lahe, aga midagi oleks nagu rohkem tahtnud, kas siis mingit backing voksi või et Valter oleks ise seal voksi teinud või midagi. Et kuidagi vahepeal kuidagi kadus nagu ära sinna muusika sisse. Aga see nagu omamoodi andis ka juurde, sest et siis oligi see nagu ketramise ja siuke nagu hüpnoosi tunne tekkis nagu mingi hetk. Et väga lahe. Mulle meeldib Fussolini ja kui ma oleks tahtnud, et keegi teine oleks voksi teinud, näiteks Valter, siis oleks võinud samasti Sheltonsoni kuulata. Nii et 9, mulle väga meeldis. Valner? My Bloody Valentine või poolel teel sinna, sest seda müraseina siin otseselt ei olnud, aga see, kus see kitarr tõmbab üles seda riffi vägagi My Bloody Valentine pluss see naisvokaal, mis jääb ka natuke kitarride alla nagu My Bloody Valentine'iski ta jäi ja võib-olla ka üldine atmosfäär, aga jällegi soundid olid rohkem minu arust süke 90ndate esimese poole grunge blues. PJ Harvey isegi meenus kohati ja kokkuvõttes jah, väga Valter nõmelik lugu ja võib-olla ikkagi see vokaal nii vähe, kui teda siin oli, see andis rohkem seda õhku, et Shelton Sun on hästi paks, hästi täis, aga siin oli mitu kihti õrnemaid ja jämedamaid ja kokku tekkis siuke huvitav atmosfäär. Võib-olla natuke ta jäi
monotoonseks või pigem mitte seda. Ma oleks võib-olla tahtnud, et siin minnakse äärmustesse. Praegu tuli nagu tantsulugu, ühtlaselt läks lõpuni välja. Et võib-olla nagu Swans, kus võimendatakse mingeid asju, järsku jäävad kitarrid lihtsalt kuhugi kosmosse tärisema või nagu see sama My Bloody Valentine, kus ikkagi läheb vahepeal punasesse midagi ja sealt sellest punasest tullakse tagasi nagu hoopis mingi uue melanhooliaga. Aga ta tasapaks ei tahaks päris öelda, sest see on ikkagi huvitav lugu, aga ma panen 7. No 7, see teeb siis 24 punkti. Ja läks liiderdama, jah. Ma saan aru, et see Fusolini plaat tuleb selline, et iga lugu on erineva. Jah, aga ma vist, aga Mari-Liis vist laulab lausa mitmes loos on mul siseinfot, aga okei. Ta vist piltide peal ka ikka enamasti, kui ma ei eksi. Võib-olla ma sassi. Ei tea. Aga nüüd kriitikud, kuna uut musa on palju, siis aitate valida, kumba kuulame. Mul on siin 2 tusas bassimeest. Üks on Thundercat, uue EP pealt pala koos Lilli Ahti ja Flying Lotusega, oma labeli bossiga. Või siis oma esimese sooloplaadini jõudnud Flea. Ja tema on teinud loo koos Tom Yorkiga. Mina tahaks seda Flying Lotuse ja Thundercati ja Lilli Ahti kooslust. No selge. Kahju, sest see Flea lugu oli teil parem. Ta mängib trompetit seal. Pärast kuulme. Hey, what are you doing later tonight after you're done with work? You might be tired. I'm gonna be awake. Yeah. Got me looking like a fool just to get some of your attention. Girl, what I gotta do? Oh, you a weird chick. You like crystal shit. Girl, you look annoyed, like you've already had enough. Do I remind you of your ex? That don't seem too fair, cause I just got here. She is everything she wants. It wouldn't matter if it came from me. Why am I paying so much? I swear I just got here. Give her everything she wants, cause that's just how it goes. I did this to myself, but you gotta admit she's a bad bitch. Bitch, stop acting like you never seen realness. Bitch, stop acting like the cars I stood in my life need to be reshuffled. The Lexus LS and on bubbles. I usually hang around guys who's rebels who sip on codeine, I know Red Bull. Cleared out my whole schedule and still you act like you're too busy. Bitch, stop acting like you got a real job. Bitch, that's not a real job. Taking those pics in a bar shouldn't jam your schedule. We made plans twice and it's unsuccessful. Cause the more that I look in your face, you look like your dad, and it's hard picturing him with a big old white ass. Damn, that's crazy. Thundercat, Lilli Ahti ja Flying Lotus ning I Did This to Myself. Valner. Sellise intellektuaalse musta popi lugusid tuleb sarnaseid umbes samast ringkonnast sadu ja sadu, ma ei oska neile enam ausalt öeldes reageerida. Blood Orange on sinna kanti. Tegelikult tuleb igast žanrist sadu ja sadu. Jaa, aga ma praegu nagu nendelt oleks oodanud mingit natuke üllatavamat asja. Flying Lotus on üks mu lemmikartiste olnud algusest peale, kui ta paarkümmend aastat tagasi tegutsema hakkas. Thundercat mitte nii väga, tal on natuke puisem lähenemine, aga ikkagi huvitav tegelane ja Lilli Ahti mingid viimased, eriti kusjuures viimased siuksed
psühhedeelsed albumid on mul olnud vist isegi aasta tabelites ja ühesõnaga, aga praegu kuulan lugu ja keitan õlgu, et tore bassikäik ja hea atmosfäär ja ilusti jälle kõrgelt lauldakse ja mingid vigurid olid siin veel ja kokkuvõttes kogu seda soundi pilti kuulata siis ju mugav, aga mitte midagi enamat kahjuks 5. Sass. Ma isiklikult ei ole ühegi nende 3 artisti muusikaga varem tutvunud. Mingi R&B vennad vist on või midagi sükest nad teevad. Muidu ei ole tegelikult. Ei ole, jah. Muidu ei ole, jah. Ja Lilli Ahti tuli nagu sellise pullimat sorti räpparina ja siis hiljem hakkas väga päris muusikutega. Näiteks Nii-öelda võttis gitarrid ja igasuguse sellise indie moodi suhtumise ligi ja siis Flying Lotus on siuke beatmeister, üliandekas, käisin õnnestus seda kunagi ka New Yorgis ühes väga-väga pimedas ja suitsuses klubis esinemas näha ja ta vist tegi nagu mingit sega asja, nagu mängis plaate ja siis lasi omi asju või tegi ja siis ma mäletan, mõtlesin, et kurat, et muusikaga on ikka maailmas kõik väga hästi. Ei, väga lahe oli üldpilt. Ma olen, kuigi ma ise väga hästi ei mängi, natukene ainult, siis ma olen suur nagu bassipede. Mulle väga meeldib, kui bass on nagu esile tõstetud niimoodi loos. Ja eriti kui on nagu siuke mõnus groove ja muusika jättis tunne, et kõik on hästi, kõik on mega mõnus. Mis mulle meeldis täitsa oli, korraks oli mingi hästi rumal siuke vokaalsed nagu häälitsused või siuke nagu, siuke vastik hääl oli korraks. See mulle täiega meeldis. Et mulle väga meeldib, kui pannakse selliseid lahedaid nagu trikke või nagu lollitamisi nagu muusikasse ka, eriti just nagu vokaali poolest. Ja muidu ma nagu väga hästi hinnata ei oska, kõlas nagu muidu siuke lugu kõlama peaks. Ma arvan, et mingi 6. Slingo. Ma vabandan, mul tuli üks lollus pähe. Tore. Teate, kes on Eesti põhiline bassipede või? Nii. Peedu Kass. Peedu Kass või? Miks sa vassid? Seda sorti naljad, mis endale kõige rohkem meeldivad, on ikka lahedad. Ega teised ei peagi aru saama, põhilt endal naljaks. Sa muidugi selle stand-up koomikuna jõuaksid kaugele niimoodi. Lähed teed seal lava peal ise endale nalja ja kõik istuvad vaatavad tõsiste nägudega. Mind hakkas just naerma, kui see... lõpuks hakatki seda ma naeraski, mis tekst, aga just kuidas nagu inimene ise itsitab. Aga peast endal naljaks on ja see on väga hea muidugi. Elu terve suhtum. Mul on seda eluaeg ette heidetud ja et ma naeran enda naljade peale. Aga see selleks. Thundercati uue plaadi esimene singel, mida ma kuulsin vist suvel või sügisel, mulle meeldis väga ja ma olin üllatunud, et see mulle meeldis. See isegi nagu pani mind ootama teda albumit, sest Thundercati varasema loominguga ma olen suhtunud sellesse natukene nagu eemale põrkavad, sest ta teeb nagu nii korralikku, nii õiget, nii täpselt maitsekat muusikat, et kui ma selle kohta nagu ütlen halvasti või isegi ütlen, ma põlgan seda, siis põhimõtteliselt mitte keegi ei võta mind tõsiselt. Mitte, et ma arvaks, et mind keegi võtaks tõsiselt, aga jah, Thundercat ei ole ikka päris tilane, aga see ei ole nüüd mingi mõõdupuu. Ei, ta ongi selline uus, nagu cool, nagu õige asi. Ja ma kuulasin seda uut Thundercati lugu, kurat, see on küll hea. Kusjuures ei olnud nii väga midagi muutunud sellest varasemast, aga ta ju harmoonitseb selle, lisaks sellele bassi korralikule mudistamisele juurde, aga see mõjus mulle hästi. Kuid see lugu oli kuidagi selline suvaliselt välja visatud. Kas see oli singel või see on nagu justkui on selline EP. Ta tundub olevat selline albumi 8-9 lugu. Ei, 3 lugu EP. No siis jah, aga ta tundub, et on nagu kuidagi suvaline. 5 või? Nii 7 võib ikka panna tegelikult. Ja see Lilli Ahti seal, talle vist andi ülesena lihtsalt korra tulla
häält ja tee Bootsy Collinsit järgi. Bootsy Collins melises oma funk-lugudest. ma lasen korra seda Flea lugu ka, sest ma vaevalt seda järgmine nädal kuuleb lihtsalt korra algusest, mida me ilma jääme. Ja see oli kõvasti pikem ka. Palju parem. Ja vend mängib see trompetit. No, what? Oot, trompet. Feela Kuti missugune? Ja pärast hakkab Tom York veel undama ka, nii et kõik on nii nagu peab. Flea teeb trompeti all. Kõlab lahedamini. Ja mängib trompetit ka. 18 punkti sai siis meil Thundercat. Meil on veel kiiruga rääkida üritustest, mida me soovitame. Eks ole, minul on väga lihtne. Mina soovitan minna Paavlisse, kui sinna tuleb Diorb, ambient house'i kuulama. Tahtsid seda sama soovitada? Loomulikult. Mul ei olnud mingit küsimust ka. Ma ostsin eile kohe pileti ära. Tahate 90-ndate laksu siukses heas. Millal nad tulevad? See oli aprill millal. 17. aprill, Diorb, Paavli kultuurivabrik, topelt soovitus. Mina soovitan minna järgmise nädala reedel 13. veebruar klubisse Hunger. Seal on selline üritus nagu Raul Kend 5. Mul tundub, et see on räppari, kes praegu järjest on väga eriskummalisi ja lahedad lugusid välja andnud. Rauli äkki sünnipäeva pidu. Raul ise esineb seal laiviga, siis seal on Sun Honey live. Üle hulga aja võimalik näha sellist tüüpi laivi tegemas nagu Marps ja veel üle pikema aja. Kas Marps oli välismaal tööl või? Soomes. Oli jah? Ei, ma ei tea. Austraalia. See oli väike pede, kes käis Soomes kokana tööl või? Ja löödi minema. Üsna ruttu. Okei, sorry, ole nüüd. Ja siis see esineb seal ka Eutanaasia. Tema on veel kauem lavalt eemal. Ta teeb laive üldse veel või? No nüüd teeb ja ta uued lood on täiesti hullult head. No. See tema lugu omamoodi freestyle on mul hetkel aasta 2026 number 1 lugu. Oota, kus see on? Mul läks kõrvust mööda. Hungarida üritust. Ma ei tea, see tuleb reedel välja või? Jaa. Okay, siis laupäeval 7. on erinevate tubade klubis iga-aastane hitsündmus Intrepid Extravaganza. Sinna kindlasti. Seal on igast lahedad bändid. Et isegi inimestele mitte, kes ei kuula ekstreemmetalit, et seal on väga lahedad artistid nagu näiteks Ansandur ja Redless Bones ja Open Heart Surgery. Meil oli külas Aleksander Leetma ehk Sass, ansamblis Koone ja siis on need teised bändid ka veel. Samuti oli stuudios Siim Nestor ja Valner Valme, nemad on kriitikud. Mina olen saatejuht Raul Saaremets, me oleme siin tagasi. Ma pakun, et nädala pärast, eks ole. Ja täname veel meie toetajaid. Converse Eesti, Muusikalinn Tallinn ning Tepsli ja kui ka sul hea kuulaja on tunne, et tahate toetada, siis toedake. Meil on vaja aasta lõpuni vähemalt saadet teha. Või soov on vähemalt. Jah. Vaata, ma hakkan õhku tõusma, lendama. Adieu. Kõike head.